et kuidas siin see kutsekoolis õpe käib, sest meie tulevased inimesed tulevad siit koolist, aga teistest koolidest, ega meil siin väga valikuid ei ole. Praegu põhivariant on see, et me saame kellegi lihtsalt tööle, kes tuleb meile sinna katusele ja me õpetame seal välja. Aga te kõik teate, et see ei ole hea variant. Ja ma kirjutasin siin paar päeva tagasi nii-öelda kodulehele või Facebookis ühe selle pikema kirjutisi, et miks me ei võida medaleid maailmavõistlustel kunagi. Sellepärast, et me olemegi tulnud tööle objektile ja meil ei ole täiendõpet, meil ei ole seda teadmisi, meil puuduvad see teoreetilised teadmised, kuidas tegelikult tehakse ja ka praktilised oskused, kui me läheme väga spetsiifiliseks. Meil on see üldine teadmine, keegi näitas, teeme nii on. Aga minu suur lootus on see, et me suudame hakata andma kõigil nendel eriadel seda väärtust, seda teoreetilist väärtust, et päriselt sellel asjal on teooria ka, et ei ole nii, et me keerame selle tüübli sisse või keerame selle plekipaani lihtsalt kruviga kinni, et siis on kõik hästi. Et kuidas see tegelikult käib, mis seal taga on, et see, minu nägemus on see oluliselt laiem kui lihtsalt, et kui keegi näitas, et keera nii. Mina tahan öelda seda, et oluline on aru saada, et kuidas me seda keerame, miks me seda nii teeme, siis läheb see asi palju-palju paremaks. Sest et te kõik teate, et kuidas see siis on, kuidas siin öeldakse, et lamekatuse mehed on lamedad, eks ole, sest neil on ainult rulli vaja maha keerata ja kalkatuse mehed on ainult pleki kinni keerata, et mõlemad on lihtsad tööd. Aga kui me vaatame tõele näkku ja siis see nii ei ole, sest et kui see nii oleks, siis kõik katused oleks väga ideaalsed. Mingit probleeme kunagi ei oleks. Aga kui me vaatame ikkagi niipidi, et see eriala nagu ära õppida süvitsi, siis ei ole nii mustvalge, et siin ennem oli näite sellest TPO-st, et kõik on tuksis, et nagu Margus ütles, et täitsa jäma ikka tilgub. Miks ta tilgub? Väga tõenäoline ongi see, et seal on natuke teised paigaldusvõtted, kui on näiteks selle PVC-l, mida me oleme siin 25 aastat juba paigaldanud. Ei ole palju erinev, aga natukene erinev. Ja kui paigaldajad seda ei tea, siis teil juhtubki nende sõlmpunktidesse läbijooksu kohad. Nad ei tea, et nad vead tegi üldsegi. Ja kui see materjali tugi on ka selline, et teate lollid ja ma lähen ära, siis see ei toimigi. Et see ongi see asi, et see peab olema meie ühine pingutus, et see läheks paremaks. On teil küsimusi äkki? Mulle, kellegi teisele? Ma tahtsin seda mainida, et see on hea artikkel, mille sa kirjutasid. Ma olen ITP kohta umbes sama asja rääkinud, nagu sa töömeeste kohta rääkisid. Ta on sul kodulehe peal üleval vist? Ja see on liidu kodulehe peal on üleval, jah. Kõigile lugeda ja enamus katuste ekspertiise võib kokku võtta odavkatuste sündroomid, tehniliselt nõrgad liit, et kas üks või teine või mõlemad kord. Ja, et mina, kui ma õpetan, kes ei tea, siis mina õpetan lamekatusehitajaid, siis tegelikult meil on väga head koostööpartnerid ja toetajad, kes toovad oma materjale meile õppimiseks. Ja milles on asi? Nad toovad meile häid ja kvaliteetseid materjale. Ja mis tegelikult selgub? Need inimesed, kes tulevad kooli, kes on 10 või 20 aastat ka paigaldunud materjale, nad näevad esimest korda kvaliteetmaterjali koolis. Ja selle paigaldus on teistsugune. Okei, põhimõte on sama, aga on nüansid. Ja see on nagu selle mõtte, ühtepidi on see kurb, et see tähendab seda, et me kasutame igapäevaselt oluliselt odavaid materjale. Kui tegelikult koolis, kus tootja või maale toob meile selle hea materjali, katsud kasutada ja siis et see on esimene kord. Ta on 5 või 10 aasta katusel olnud ja siuke materjal on olemas. Oi, see on ju palju parem. Et see on nagu reaalne elu meil hetkel, et seetõttu katsume kõik sinna natukene tasapisi paremaks minna ja ma ikka ütlen, et me ei ole täna seal, kus me olime 10 aastat tagasi ja 10 aastat hiljem ma ei tahaks olla seal, kus me oleme täna. Nii et mõtleme siis selles suunas.